eks ilmselt varastel aegadel esimesel aastatuhandel oli neid kokkupuuteid nagu nii lääne kui ida poolt tulnud kristlusega ja need ei olnud ka veel ametlikult lahku läinud ja ilmselt eestlased õppisid ristiusku tundma just slaavlaste kaudu, kes sel ajal olid Konstantinoopolile alluvad õigeusklikud. Moskva kirikut veel ei olnud, Vene kirikut veel ei olnud sellisena. Me saame väita üsna kindlalt seda, et Eestis usk on ikkagi tulnud Setumaa kaudu. Setumaa on Eesti kõige vanem õigeusklik piirkond. Me saame öelda seda, et hiliskeskajal olid Tartus paar vene kaupmeeste kirikut juba, õigeusu kirikut. Õigeusk välja arvatud nüüd Setumaalad ei olnud massiliselt levinud eestlaste hulgas. Ja see massiline levik sai alguse 19. sajandi keskel, kui venestamislaine käigus ehitati ka palju õigeusu kirikuid ja erinevatel põhjustel toimus massiline üleminek õigeusku. Ja see üleminek õigeusku ei olnud ainult venestamise küsimus, see venestamisel oli kindlasti oma mõju, aga üks põhjus oli see, et pigem oli tegemist saksa vastasusega, sest et luterlik kirik oli väga palju saksa kirik. Palugem issandat, issand meie Jumal, vaata armulikult selle Tartu Aleksandrite kiriku ja tema taastamise ajaloo fotonäituse peale ja õnnista seda. Õnnista kõiki, kes selle näituse ette valmistanud. Ja õnnista oma täisosa. Et 1840-ndatel oli Lõuna-Eestis ja saartel pöördus osa talurahvast õigeusku ja 1880-ndatel natuke vähemas mahus Läänemaal ja kohati Harjumaal. Ja sellest moodustus siis, seal olid oma põhjused nii sotsiaalmajanduslikud, aga oli ka see, et kui tulid need velgivate talupoekade esindajad nagu Riiga, siis Kubermangu valitsuses neid soojalt vastu ei võetud, aga sattusid kuidagi selle Riia õigeusu piiskopi juurde ja see nagu tundis neile kaasa ja midagi natuke toetas ja siis hakkasid levima kuuldused, et kui lähme keisri usku, annab keiser maad ka. Tegelikkus oli vastupidine, ega maad ei saanud keegi ja väga tihti pandi hoopis topelt maksud pandi peale. Ja väga tihti anti peksa nendele inimestele, kes läksid üle õigus. Põltsamaalt on lugu, seal oli üks mees, kes peeti Viljandisse kohtu ette ja siis talle anti vist äkki oli 120 kepihoopi ja see ei ole niisama lihtsalt aita, see on ikka selline, et inimene ei vaevu ellu. Et meil on tõelisi märtreid Eesti õigeusu kirikus juba sellest ajast saati. Kui tuli 1905, tuli Vene riigis täielik usuvabadus, et õigeusust sai ka lahkuda, ilma mingit rahvita või siis läks osa Luteri kirikusse tagasi või vabakirikutesse ja mõned üldse jäid kirikutest välja, aga siiski väga suur osa õigeusklikke säilitas oma kiriku kuuluvuse, nii et see identiteet oli välja kujunenud. Kristus on üles tõusnud. Kristus on surnust üles tõusnud. Siis oli meil vabadussõda, kui Eesti iseseisvus tänu Jumalale. Ja selle peale soovis iseseisvuda ka Eesti kirik, kus sa ikka, kui sa oled olnud selle tsaaririigi kiriku all, sul on olemas poliitiline ja selline vaba riik, mille nimel inimesed võitlesid, tõid ohvreid ja nüüd sa oled äkki Vene kirikus. Ei lähe mitte, eks. Ja siis alguses oli soov taodelda autokefaaliat. Autokefaalia on selline iseseisev kirik,
Aga selle peale ütles oikumeeniline patriarhaat, et ei, et selleks te olete ikka natuke väikesed ja teil pole piiskoppe ja et ikka ei mängi välja. Ja siis saigi Eesti kirik ja Soome kirik said autonoomseteks ehk pooliseseisvateks kirikuteks. No ja siis oligi meil Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik alates 1923, me saime Tomose või ütleme siis kiriku nii-öelda iseseisvuskirja, kus kohas oikumeeniline patriarh ütleb, et jah, te olete iseseisvad. Iseseisvusdeklaratsiooniga võiks seda võrrelda võib-olla. Nüüd Vene kirik andis 1920 teatud laadi omavalitsuse, mida nad ka autonoomiaks nimetati. Aga Vene kirik oli sel ajal väga segases seisus ja patriarh pandi vangi ja see ei teadnud üldse, et midagi järgi jääb. See hävitustöö muidugi, mis Venemaal käis, see oli tohutu. Ma olen kuskilt kuulnud, ma ei ole seda järgi kontrollinud, aga kui Eestis oleks hävitatud kirikuid sellise hooga nagu Venemaal, seda tehti, kommarid tegid, siis kõikidest Eesti kirikutest, kaasa luterlikud kirikud ja kõikidest kirikutest, meil oleks Eestis üldse 2 kirikut. Et see nagu kujutab ette seda hävitustööd, mis seal oli. Ja siis Eesti ajal oli kirikus periood, kui väga palju ehitati üles ja niisugune Eesti-pärane õigeusk sai nagu jalad alla. Isa ja Poja ja Püha nimel, et pühidele kõigidele minu armsad venad ja õed Kristuses. Kuni 40. aastani oli kõik hästi, siis tuli Nõukogude anneksioon, suruti peale Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, mille tulemusena neelas Vene õigeusu kirik, mis vahepeal katkestas oma tegevuse tegelikult stalinistlikul Venemaal ja taas alustas, kuna kirikust oli rahva valitsemisel kasu. Piiskop Aleksander, talle õnnestus põgeneda, inimestel teistel õnnestus veenda teda põgenema Rootsi ja seal hoidis piiskop Aleksander alal Eesti Apostlik-Õigeusu kirikut eksiilis, täpselt nagu Eesti riiki hoiti eksiilis alles ja tänu sellele Eesti riik taastati. Aga omamoodi ikka jätkus, see identiteet jäi, ehkki eriti alates 60-ndatest hakkas ju suurem osa eestlasi jäi kirikule võõraks, eriti kui asuti linna, ei olnud enam sidet selle oma kodukandi kirikuga, et siis jäädi üldse eemale ja kuna see ei olnud väga hea, kui sa kuskil kirikus käisid, siis parem oldi nagu oma ette ja eks see on natuke jäänud tänapäevani. Üks probleem oli see, et Nõukogude aja jooksul oli siia tulnud väga palju ju sisse rändanuid muudest Nõukogude Liidu piirkondadest, enne kõike venelasi või slaavikeelseid ja nende seas oli ka palju õigeusklikke. Nii et selleks iseseisvuse alguseks olid rohkem mitte eestikeelseid õigeusklikke. 1993 ka taastati Eesti Apostlik-Õigeusu kirik. Aga Moskva patriarhaadi piiskopkond säilis siin samuti. Ja see olukord on põhimõtteliselt jäänud praegugi, kui Konstantinoopol 2018 lõpus tunnustas Ukraina kiriku iseseisvust, siis selle peale Moskva katkestas armulaua osaduse Konstantinoopoliga, sealhulgas Konstantinoopoli patriarhaadiga, sealhulgas ka Eesti ja ka näiteks Soome kiriku. Kirik kasvab väga kiiresti, et kui 1993. aastal me võisime rääkida käputäiest preestritest ja umbes 4000 koguduse liikmest kokku, siis praegu me kõneleme ikkagi veidi enam kui kokku vist juba poolsada ja natukene peale vaimulikku ja me kõneleme ka suurusjärk võib-olla 33 000 kiriku liikmest ja see kasvab, sest et jumal tänatud noori tuleb peale.